siis, jah? Kas olete tähelepanu stardiks valmis? Kuna õpetajad seal üleval koosolekul olid kõik olemas, siis ma usun, et kõik koolid on siin praegu ka tribüüni peal olemas, kõik 10 kooli. Kulgre? Kesklinna? Kreutzwaldi? Kaartsepa? Väga uhke. Sõmmerpalu? Osula? Vasselina? Mõniste? Siin on Kuiga? Ja seal on Rõuge? Väga uhke. Nii, ma loodan, et ei saab sama põnev olema kui minul praegu, sellepärast, et kõige ägedam on see, et õpetajad ka ei tea, mis harjutus on. Kuigi nad on kunagi selle harjutuse, keegi nendest on selle ette valmistanud, siis sellegi poolest nad ei tea praegu veel ja õpivad teiega täpselt samamoodi. Kuuleme nüüd, eks? Sagite pärast siis, kui võistlus tuleb, siis on teil vaja sagida küll. Et esimene harjutus on meil siis selline. Tüdrukud näitavad siin ette. Esimeses harjutuses pall on võistleja käes number 1. Nüüd ta tuleb, jookseb siia võistlejani number 2, kes seisab just vasakul pool rõngast. Annab palli käest kätte jalgade vahel ja jääb ise sinna seisma. Võistleja number 2 jookseb number 3 juurde, jääb siia seisma, number 3 võtab palliga, tuleb ümber tähise, kindlasti ümber tähise, siia esimese rõngani, teeb 3 põrgatust. Ise loete 1, 2, 3. Jooksete järgmise juurde, teete jälle 1, 2, 3 ja annate siit poolt palli järgmisele võistlejale. Ise läheb see võistleja rivi lõppu ootama. Siit järgmine, kes siin seisab, võtab jälle palli, läheb vahetab seal jalgade vahelt esimese vahetuse, teise vahetuse, ise jäävad järjest siia seisma. Tema liigub siit jälle palliga edasi, tema liigub edasi, tema liigub ka. Näete, võtab palli. Läheb edasi, teeb ringi, see on juba järgmine võistlejate ring, teeb 3 põrgatust, teises 3 põrgatust ja läheb, jookseb sealt poolt ja tekib selline ring ümber nende otsatähistes, sellest saite aru, jah? Selles harjutuses on vead sellised, et te ei tule siit poolt ja ei vaheta näiteks siit jalgade vahelt palli. See on kõige olulisem, et te vahetate jalgade vahelt selle palli, mitte kuskilt mujalt. Siis sealt ümber tähise läheb meelest näiteks, see on viga. Siin ei tee 3 põrgatust nendes rõngastes. Kohtunikud loevad teiega kaasa, et kui teil nüüd mingil põhjusel läks meelest ära, et ümber tähise minna, kui te selle ära jagate ja lähete teete selle ümber tähise, siis teevid likvideeritakse ja kui te teete siin oma 3 põrgatust ikkagi ära, sai 2, aga siis lähed tagasi ja teed 3 ikkagi ära, sest tuli meelde, siis te võite veel saada vea paranduse. Aga kui te olete juba palli ikkagi sinna teise otsa ära viinud, siis ei ole enam midagi teha, siis on teie jaoks see etapp lõppenud. Kas on küsimusi? Õpetajad, kuidas tundub? Esimeses harjutuses on esimesel rajal, me teeme iga harjutuse juures 2 jooksu, kuna meil on 5 rada, koole on 10, siis esimeses harjutuses, esimeses jooksus on 5 kooli, esimesel rajal Kreutzwaldi kool, teisel rajal Kesklinna kool, siis on Rõuge põhikool number 3, Parksepa number 4 ja Osula kool on seal 5. rajal. Nüüd on niimoodi, et läks hulluks sabimiseks, aga õpetajad teavad, et kõik lapsed saavad ühe korra läbi harjutada. Ja teie
kes jääte teise jooksu, teie saate siis harjutada ühe korra läbi. Viimane võistleja võistkonnas saab särgi. Viimane, kes teil stardib sellel. Selles jooksus on kõik sportlased seal pool. Selles harjutusel. See ei ole oluline, ta jääks rõngast vastu.